väga distantsi meede. Ja siin oli kohe näha head liikuvust jalgadel, et low kickiga ei tabanud kohe esimesega. Kes distantsil, Sergesov siis saab ühe tabamuse vist kirja käelöögiga siin. Ma ootaksin Aleksandrit rohkem seda tagumise käega töötamist ja tagumise jalaga see inside low kick'i lööma. Ta lööb kogu aeg seda väljalt poolt praegu. Tal on vaja sisse sinna damage'it teha rohkem all. Ilusti Albertil. Ja Albertil väga hea reageerimine. Ja just see nurk välja, et teisel pool ära, kus on kindlam olla. Nii. Jällegi hea jalgade töö liigub vasturünnakult eest ära. Ja kui ta võitlus nagu liiga sisse läheb, siis võtab kohe klintsi, et hästi targalt teeb. Ja see vasak sirge Albertil kehasse tuleb ka päris hästi, et taseme vahetusi teeb hästi selles mõttes. Jaa. Aleksandr kuidagi jääb kinni või, et ei tule enam nii lihtsalt, oi see põll läks küll just praegu. Tundub, et Albertil on selline kerge nagu kiiruse eelis ja sellest tulebki see võib-olla teravam jammu liikumisega. Ja just, et pärast lööki kohe välja ja Aleksandriga ta enne töötas Mitteli vastu hästi, et liikus ise sisse välja ja eest ära ja siis nüüd teeb Albert aga seda sama. Oi, see põlv on ohtlik sinna. Ta peaks rohkem töötama sinna. Ma arvan, kes parem high kick oleks sinna päris hea. Oi. Jah, ilusti jätkas oma rünnakut. Parem ei ole niimoodi vabad. Aleksandr tegi raundi lõpuga veitse järgi tulnud sellega, et töötas ise nüüd rohkem. Ma arvan, kogus oma vajalikud punktid siin. Albert on ikka ninas saanud selle põlvegust. Nüüd oli selgelt näha, et Aleksander oli see nii-öelda nagu jõulisem võitleja. Rohkem sellised tugevamad tabamused. Et oli mintul ja vaatame, kus ta nüüd paneb oma selle overendi ja low kicki teele sinna inside. Jälgi ilusti. Kohe klintsi. Ilus tagasi tõmme ülakehaga ja parem sirge kätte vahele Aleksandri poolt. See põlv on ohtlik Aleksandril. Päris hästi tõmbab Aleksandri seda keha tagasi, sealt tuleb alati löökidega välja ilusti. No tal on see pikkus eelis ka, nii kui lühem tuleb, siis tal on nii natuke vaja minna tagasi, et sealt kohe kontra teha.
nagu Albert oleks nagu ise nagu natuke kinni jäänud, et temaga ei toimi need kiired sisseminekud ja kiired löögid. Et Aleksander on siin võtnud oma poweri mängu, veits tagasi lükanud. Ta ei lähe enam nii tihedalt ise peale, kui ta eelmises fight'is läks. Jah, ta on nagu oma rütmi leidnud paremini ülesse. Ja, jälle ilusti tagasi tõmme ja kohe sai lööma minna uuesti. Kui ilusti. Juba see põige ja upper sinna kätte vahel oli hea, aga see ei läinud pihta lihtsalt. Väga hästi ajastatud. Pärast sirge järgi, et kiire reaktsioon. Albertil on mingit uut relva vaja nüüd. Kombod lähevad talle sinna kaitsesse rohkem. Oi, ja väga hästi, tagasi tõmme oli jälle ilus. Ma arvan, et selle raundini Aleksander on rohkem domineerinud. Esimene oli siuke 50-50, aga siin neid damage lööke on Aleksander kindlasti rohkem teinud. Ilus vasakaak. Seekord tagasi tõmme oli nibin-nabin, aga mõlemad said pihta. Vasakaak läheb hästi ja, et lõpetab sellega. Viskab seda pikalt järgi, mille hetkel kui taganeb ja pead veel üleval ka just toimib. Aleksander on ilusti töödanud praegu, et kogu aeg tuleb Albert sisse ja siis tema vastab, lõpetab rünnaga. Sellega kogub neid punkte ka ja kickboxis loebki see ka punkte, et kui sa lõpetad seal rünnaku. Teed selle kindlama tagasi jalaga low kicki või haagi pähe. Last round. Aleksander nagu ootab seda kontrat, et ootab, kui Albert sisse tuleb, siis tal on seal juba parem tavadada. Tiivid siin klintsuga. Ja kohe on valmis selleks vastu rünnakuks seal. See päris keldasse läks, peaaegust. Nibin-nabinem. Küll keelatud löök. Ma arvan, Albert kiirem on, siis ta peaks leidma selle kiirusega hoopis oma relva, et ühelt nurkasid kiirem vahetama ja ise neid kontrolid tegema. Ei läinud aeg seisma, kui peakohtunik pani aja seisma ka. Aga ajamõistjal on oma aeg ja kõik on õige. Ja vasakaak jälle töötas. See toidab ikka väga hästi. See on jälle siuke, jah, kui sul on pikkus eelis hea löök, et vastane viskab midagi käega välja, viskab kohe selle vasakaagi sinna, et peaks ulatama, kui vastane edasi ka tuleb. Kus see käed on? Taskus või? Aleksander vahetas ka külje ära. Vaatame, kas tal tuleb nii pidi paremini. Võttis paigik siia.
toetame! Siiani see küljevahetus eriti midagi juurde anda ei ole. Pigem siin sai pihta ise. Ja nüüd vahetab tagasi. Põll kaotas ise ka tasakaalu. Ja ilusa parem haigik. Jätka selle. Vasak haakide väimutel ja ise kohe lootaks. Mõlemad tabavad siin kohe. Albert sa oled rohkem tööd tegema, kui seda ära tood, et 10 sekundit on nüüd veel jäänud. Jah, jällegi hea vasak haak toimis. See toimib tal. Väike põige paremaga veel. Põlv. Põlv ka veel otsa. Ja et noh, kuna siin öeldi, et ekstra round on ka, siis ma arvan, siin võib täitsa ekstra round ka tulla veel. Ja, võib tulla. Esimene oli päris võrdne, teine oli nagu, jah. Aleksandri poolega sealt, samas siin see round. See oli nii ja naa, jah, et siin võib. Et asja huvitavaks teha, no, et see ekstra round antakse tavaliselt. No nii, keegi nüüd puud ringist. Õhtu on ringi astumas. Ja nii. Tüdrukud tuleb ka, ma arvan, äkki siin on juba otsustatud võit. Kutsume ringi võitjat autasustama Yakuza Fighti ühe peakorraldaja härra Jan Lipinski. Väga palju rahvast on juba ringi kutsutud, ilmselt me siin näeme ikkagi otsust. Ma arvan sama. Ma arvan, et siis Aleksandr võttis endale. Tundub, jah. Allan Volosatõhi vastane on selgunud. Kohtunikud otsustasid, et Allan Volosatõhi vastu läheb tšempioni tiitlile võitlema ringi punase nurga võitleja. Ja nii oli, jah. Oli ikka oma pikkusega üle sinna. Teise raundi võttis kindlalt endale ja kokkuvõttes tegelikult päris hea suhteliselt võrdne matš, et esimene raund oli nii ja naa ja kolmas oli huvitav, et aga seal piisabki, et saad juba ühe siis. Kaks võivad olla 50-50, aga üks on nagu rohkem üle. Ja just. Aga ei, väga hea etteaste. Ja no Allanil oli õigus ka, et tema pidas siis just seda meest favoriidiks. Ja nii ka läks. Suurem klaus võitleja. Vaatas endale vastase välja. Absoluutselt. Kutsus.